sõidame. Hooaja viimane episood. Nagu siin midagi tähendaks, sest järgmine nädal näeme nagu nii jälle. Aga hooaeg on läbi, see on ikkagi nagu... See on verstapost. Verstapost, et 14 hooaega. Ja kui üks hooaeg on 8 episoodi, siis... Ma ei oska arvutada nii palju. 80... Ma ei oska isegi 5+6 arvutada. 103... Meil on mingi 113-114 episoodi, sest et või need mingi eri episoodid on ka olnud, vaata. Okei. Mitte palju küll, aga... No ongi mingi 4. On või? 3-4, midagi sellist, jah. Okay. No ühesõnaga, me oleme palju teinud, palju näinud. Palju olnud. Aga jah, et selles mõttes, et tõusud mõõnad äkki või? Davai, teeme tõusu, teeme mõõna, räägi oma tõusudest. Tõusudest, mis ma siin teinud olen? No käisime Oreoga Pärnus. Väga tore oli. See oli suur tõus. Ma käin seal, vaata, Minu kallis keha stuudios. No mul ongi praegu see fitness program, ja ma käin Minu kallis kehas ja mul on 2 korda nädalas, ma käin Minu kallis kehas mingis protseduurides, seal on erinevad mingi cold lipo, siis on see VelaShape, ühesõnaga teeme protseduure, pluss 3 korda nädalas käin trennis. Ja mu kaal ei ole praegu väga langenud, aga siis eile meil oli mõõtmine. Ja ma olen vöö ümber mõõt on mul 5 sentimeetrit väiksem. Naba juurest või nagu alt see kõht on 4 sentimeetrit. Perse on 2, aga perset ma üritan kasvatada praegu ka. Perse on 2 sentimeetrit väiksem. Käed on mingi 1-2 sentimeetrit. Põlv on 1 sentimeetrit juurde tulnud. Lihas. Nagu põlve juurest vaata, siis ta lihast vaata. Et ühesõnaga, et nagu, et ongi, kui sa teed, kus keelel on ka siin uus aasta, uus mina, kuigi mina alustasin enne uut aastat. Sa oled parem kui teised. Ma parem kui teised, et siis, et seda kaalu tuleb jälgida, aga kui sa hakkad tegema jõutrenni, et siis lihas kasvab, et siis ongi kaal võib-olla otseselt ei lange. Vaata, kui ma olin Pärnus ka, ma olin seal ujumis riietes tööd, et ma olen zoned, aga ma ise ei saa aru, ma olen iseendaga kogu aeg koos. Aga tõesti jah, et sentimeetrid on läinud ja see on tõesti suur tõus. Aga tegelikult see ongi ju põhiline, mitte see kaaluvärk. Ja täpselt, et ma tahakski olla fit, tan, toned and ready, not getting heavy. Not getting heavy. Et Tanel tuletab kogu aeg meelde ka. Tanel on iga kord, kui me tuleme salvestama, Tanel on mingi okei, te olete nii paksud, minge kuradi paastulaagrisse, üldse kuradi kakaoba olete näinud. Ei, meil kohe räägi mulakas on need lust šokolaadid ja siis üks on valge šokolaad ja teine on tume šokolaad. Siis Tanel oli mingi, tume šokolaad on hea, et see valge šokolaad pole kakaoba näinud. Ja Tanel on niuke jokester siin. Aga Tanel, mina arvan, et Tanel käib trennis. Käid või? Ei käi, aga mina arvasin, et käib. Tanel paastub lihtsalt. Tanel lihtsalt nälgib. Sellepärast ongi nii vihane see valge šokolaadi peale, ta pole maitset tundnud 10 aastat. Ta mingi, see on ainult suhkur. Jah, meile meeldibki suhkur. Tegelikult ma ise nagu suhkurt väga fänn on. Mina fänn on väga. No mul, vahepeal kummi. Kas sa saad aru, ma eile käisin poes. Mul oli tegelikult ainult sellerit vaja, sest et ma tegin puljongit, täna teen kanasuppi. Ja ma läksin ainult sellerit võtma, aga ma ostsin endale õhtuseks väikseks snäkiks, ostsin 2 taimi šokolaadi, siis selle suure Fatseri šokolaadi, kus on see soolakaramelli tükid sees. Siis ma ostsin, kas sa tead, see punane nöör elevandi pilt on peal. Tanel on õigus. Tead seda või? Siuke pikk komm. Ja siis ma ostsin 2 kokat. Ja siis ma voodis, tegin niimoodi, et sõin nagu korda möödas, vahepeal tuli natuke nagu salty snacki isu, siis läksin alla, tegin endale tuunikala salati, siis sõin kommi edasi. Kõik sõin ära. See on nii mõnus, vaata, kui sa oled magusat, siis tuleb soola sisus. Ja siis tuleb jälle väike sweet. Ütleme niimoodi, et Tanel oleks sussi püsti, kui ta oleksin näinud. Ta oleks mingi, kas paastust oled midagi kuulnud. Ma paastun iga öö, kui ma magan. Täpselt. Kuigi samas öösid teab, et Märten mine tee võili. Nii siis ma pole veel magama läinud. Kohe, kui ma magama jään, kohe paastun. Tubli. Aga... Mis su elu miinused on? Elu miinused vist, ma ei tea, praegu nagu otseselt ei ole midagi, et nagu praegu on ikka chill vibes, et kõik on nagu läheb hästi ja vaata nüüd, kui me oleme nagu enda asjad üle võtnud, et mul ei ole assistenti praegu, et siis kuidagi, kuna ma nüüd ajan kõik salajutud asjad jälle minu peal, mul on enda koostöö asjad, et siis mul on seda motti nagu tulnud, et davai, et nüüd ma olen jälle nagu businesswoman, et ennem oli see, et näed, kalendris on umbes see kuupäev, tee see asi ära, aga nüüd ma ise suhtlen jälle klientidega ja nüüd on see, et davai, et tuleb see koostöö, ideed juba, et kuidagi mul on nagu uus ärkamine minus, et väga motiveeritud olen ja meil salajutudega tuleb päris palju lahedaid asju ja mul endal tuleb palju lahedaid asju, et niuke äge vibes on, et ma ei saaks praegu kurta, et võib-olla veits annoying oli see, et ma käin seal Magda
dinneril onju, siis ma andsin nagu Anule väikse inteka. Mhm. Siis ta nagu ta ütles umbes sellise lause inteka ajal, et sul oli ju nii, et sul oli õnnelik aasta. Siis ma olin mingi et tegelikult mul oli ka nagu väike low time, vaata, et mul oli mentali vahepeal nagu veits keeruline eelmine aasta, aga et jah, et oli mingi teiega Alexelad ja asjad, ma olin mingi tööalaselt oli väga super aasta, et ma ei virise, et võib eraeluliselt olid vahepeal mõned rasked hetked. No ja muidugi pärast Kroonika võttis sellest minu Anu intekast mingi klipi, et Kristina depressiooni ees ja mingi viriseb ja siis inimesed jälle mingi tagajalgadel, et siis jälle need nagu mingi rahunege maha, et nagu ma ei öelnud, et mul on nii raske, et mul oli lihtsalt natuke keerulisem. Aga sul nagu ja soovat isegi, kui sul ütled. Aga nüüd on praegu see, et sa ei tohi viriseda, et kui sa teed suuri asju, siis ole happy. Ma ütlen, point on lihtsalt selles ära loe kommentaare. Mulle kirjutas enne keegi Instasse just pausi all lugesin, et ta oli mingi, et issand, et ma lugesin neid kommentaare, et Kroonika ja Õhtuleht tegid mõlemad artiklid, vaata, et mul tuleb see oma business on ju, et ma lugesin neid kommentaare ja ausalt ma olin nutma hakkamas, et ma ei saa aru, et miks inimesed nii vihased su peal on, ma olen nii õnnelik sulle, bla, on ju, et mind ajab lausa hämmingusse, et kuidas inimesed nii õeled ja kurjad on, siis ma ütlesin ka, I don't want to know, nagu selles suhtes, mina ei lähe neid lugema ja ma tean, et kui ma loeksin, siis mul tekiks jälle see, et oh my god, I want to kill myself, on ju. Aga ma ei loe neid, sest et tegelikult olgem ausad, mis mind huvitab nende inimeste arvamus, sest et sina tead ja mina tean, meil on mõlemal nii palju nagu inimesi, kes on meie suhtes positiivselt meelestatud, kelle meelest me oleme ägedad ja need, kelle meelest me ei ole ägedad, me võime ükskõik mida teha ja nad on ikka mingi türa mõttetu sitt. Ei, no täpselt, et aga jah, kuidagi nagu ongi need mingid artiklid, et nagu tõesti ebavajalikud ja siis mul tekibki see tunne, et ma nagu, et kui on mingid üritused või kas või näiteks oli see sinu esimese saate üritus, siis seal tulid ka, et kuule, teeme intekat, räägi, kuidas nagu, kas sa elad Malule kaasvärki, et loogi, et ma elan, aga ma ei taha anda intekat, sest jälle on mingi kuradi igas erinevas mingi väärdes pealkiri ja siis mul tekibki nagu meediaga nagu vastuoluline, et nagu, et ma ei taha teile mitte midagi öelda, sest et te keerate nagu nii kõik nagu mingi täiesti vastupidi ja siis inimesed on tagajalgadel, et te saaks oma klikke, et nagu kuidagi see on mõõn, aga kokkuvõttes tegelikult ma räägin, on chill, praegu on good vibes ja kuidagi elu on tiksub rahulikult ja ma ootan täiega veebruari, et meil on kuidagi see aasta toob nii lahe, et meil on nii palju lahedaid reise, et ongi see Tai tuleb, kuigi me läheme erinevatel aegadel, aga me näeme mingit Tais ja siis meil tuleb see Itaalia, sa tuled ju koos oma üle? Ma ei tea ju. Ei tea või? Ei, Tuuli on kogu meie ööbimise orgunnin. Mina ütlesin, et mina ei viitsi sellega üldse tegeleda. Ma sain aru, et su sünnipäev tähistame koos. Ja ma üritasin seda teha, aga ma ei saanud ühtegi kohta leida, bla, bla. Ühesõnaga, ma ei tea, vaatame. No siis elame näeme. No võib-olla Tais ei näe, aga no, et meil toob see Itaalia reis, mis on äge, et seda ma ootan ja ühesõnaga, et nagu kuidagi, siis ma mõtlesin, et peale Alexelat ma tahaks ka minna nagu kuskile võib-olla reisile teha nagu väikse puhkuse, vaata. Aga äkki tuled ka siis Sri Lankale? Kuna sa lähed? Peale Alexelat. Kohe peale Alexelat? 13. aprill kuni 3. mai oleme seal. Tavai, no võib-olla kellega sa lähed? Kogu oma perega, minu lapsed, Riki, Märteni vend tuleb vist, kes iganes veel tahab tulla. Tore, said kuule sinna. Ja võib-olla vist Mart, võib-olla pidi Pauli, nagu mitte, nad tahtsid nagu ringi trippida seal. Siis võib-olla tulevad Tuuli ja Margo, nad veel ei tea, neil on ühel lapsel on eksam. Aga põhimõtteliselt nagu see hotell on seal samas kõrval. No ma vaatan ühesõnaga, et kes tulevad ja sellega otsustan. Ei, et ma vaatan, et tegelikult tundub fun, et ma tahaks küll peale Alexelat midagi teha. Ühesõnaga reise on nagu palju ja vaatab, et no chill vibes, et tegelikult ei virise. Et mis sinu tõusud mõned olid? No minu tõus on ikkagi see brändi tegemine, et nagu kuidagi vaat see mõte, ma rääkisin ju tegelikult sellest päris ammu sulle, et siuke mõte on, aga mul oli kogu aeg see, et mul ei ole veel aega tegeleda, et ma ei, mul oli kogu aeg see, kus ma saan need asjad, vaata, et nagu ma võin tahta ju igast asju teha, kust persse ma need välja võlun, sest et no reaalselt viimane asi, mis ma tahtsin, et ma oleks nagu see kuradi hundikene, et tõmban mingi kuradi Hiina sukad ja ütlen, panen oma pildi peale, ütlen minu bränd, vaata. Et nagu see on cringe ja seda ma ei soovi. Tahadki nagu disainida ja teha. Et no ma ei ütle loomulikult, et ma hakkan mingi ratast leiutama, et loomulikult ma ei disaini per se T-särk on T-särk, aga et lihtsalt, et see oleks selline, nagu mina tahan selliste õmbluste sellise materjaliga, et nagu niimoodi. Ja kuidagi niimoodi joppas, et me leidsimegi nagu reaalselt ideaalse koha. No see otseselt ei olnud jopa on ka, et Märti tegi suure töö ja otsis ja ta oli nagu ma olen meist, kuidas see inimene lihtsalt nagu. See on jah, ta on, ma ütlen, business asjadest on nagu väga hea, et tõesti see on nagu hea joppamine, mitte hea joppamine, see ongi hea, et ma joppasin tema leida endale
et keegi ütles mulle ka kommentaarides, et tegelikult see on nii haige, kui kaugele võid sa jõuda, kui sa oled ümbritsetud õigete inimestega, noh, kuigi sina oled horrid inimene, nagu Brigitte ütles, et noh, seltskond on bad. Ignoreeri mind, aga üldiselt. No jah, üldiselt, et sinu kiusta isegi võiks öelda, et ma olen nagu kuhugi jõudnud. Ja, ma I'm keeping you down. Aga rääkides korra kommentaarides, siis ma vaatasin ka su vlogi obviously, kuigi sa kogu aeg arvad, et ma ei vaata kunagi, aga ma ikka vahepeal vaatan, kui mul aeg on busy life. Ja siis ma nägin ka kommentaare ja siis keegi kommenteeris, et kas mul on okei, et sa kasutad Skinny Legendit, vaata, mis Kristjana sellest arvab. Ja siis ma mõtlesin, ma siis ütlen sinu kaitseks, et kuigi jah, see nii-öelda tuli minust, sest et ma vaata, keegi ütles mulle, vaata kunagi kommenteeris, et ma mingi fat fuck või midagi. Ja siis ma olen Skinny Legend. Siis nagu, et noh, aga me hakkasime mingit seda mõlemat kasutama, et nagu ma ei ole heiter, ma ikkagi elan Maljule kaasa, et ma nagu ei sure ära, et sa seda brändi kasutad. Plus ta nagu nii trademarkis selle juba nii. Ja no selles suhtes olgem ausad, ega see ei ole ka ju meie välja mõeldud. See Skinny Legend, kui väljend on olemas täiesti selles suhtes, kui sa guugeldad seda, see on thing that people say, et muuseas see ei ole isegi USA-s praegu tegelikult trademark, see oli ja see vaata, see kaotab mingi, et vist kehtivuse midagi, et praegu ei ole isegi USA-s. Aga keegi kirjutas ka, et sa ei saa trademarkida, see on juba USA-s olemas. USA ja Euroopa turg on erinev. Ja no teiseks, ma ei tea, nagu ma saan aru, et probleem oleks meil Kristjanaga tekkinud siis, kui Kristjan oleks öelnud, tead, ma tahan teha brändi Skinny Legendis. Ma mingi, mulle tead, ma trademarkisin ära, vaata. Et mul ei ondki plaanis mingit enda riidebrändi teha, vaata. See on lihtsalt äge väljend, vaata. See on äge väljend ja nagu te kõik teate, et mina olengi Skinny Legend. Jah, Kristinast saab selle brändi modell anyway, nii et OG. Selle on raha, et me maksame high fashion Vogue model, aga ei selles suhtes, et see on lahe, mulle meeldib see nimi ja Skinny Legendid, hakkavad kõik olema Skinny Legendid, nii et kes kannavad on Skinny Legendid. Ja kes meid kuulavad on nagu nii Skinny Legendid, nii et täpselt nii. Nii et nii on. Aga ma arvan, et see on päris äge ja me ootame su esimest launchi ka siis. No ma arvan, et sina näed seda juba ju nagu nii enne kõiki teisi, nii et päriselt, ma pidin niisugune põhjakaabe alla. No sa oledki põhjakaabe, aga no, jaga keep your enemies close. Väga hea. Igatahes ma arvan, et see tuleb äge ja ma kardan, et see tuleb ma mõtlen, et see tuleb nagu see, et kui see launch tuleb, siis see koduleht jookseb kinni ja sa pead tegema nagu mingi ikkagi niimoodi, et inimene saaks tellida ka, mitte see, et vaata erroris on. No jah, ma usun, et seal tuleb see liikuvus heavy. Mul praegu on nagu see asi, et ma ei tea täpselt, kui palju mida tuleb, sest et vaata, kui ma seal kohapeal olin, siis ta ütles ka, et osadel materjalidel, mis on nii-öelda kallimad materjalid, näiteks see, millest ma retuusid tahan lasta teha, et see on nagu hästi kvaliteetne materjal, et seda ta peab eraldi tellima ja ta ei saa kangast tellida nagu näiteks alla mingi 100 paari pükstega, et ta peab tellima mingi koguse ja siis ta saab arvutada, et palju paari pükse nendest tuleks, ehk siis võib-olla mõnda asja ma saan tellida minimaalselt 300, mõnda saan võib-olla minimaalselt 500, et ma pean vaatama, et mul tegelikult natuke tuleb pinge peale, et all shit, mis kuradi, palju neid asju tuleb, mu esimene mõte oli alguses see, et kas sa rendid mingi lao? No ma pean seda tegema ju, siis ma alguses mõtlesin, okei, et teen mingi paar särki ja ühe pusa, et 250 tükki kõik, et pärast mul on 1000 asja. Mul on juba 8 toodet, millest on seal eri versioone ju, iga T-särk on erinev. Suurus see loe, et näiteks ütleme, et mul on üks T-särk ühe kirjaga ja ütleme 2 T-särki 2 erineva kirjaga. Mõlema miinimum on näiteks 500, siis 500 sees ma saan öelda, et näiteks XS-i ma tahan nii palju, S-i nii palju, et see on nagu sama. Aga ikkagi, kui mul on pusad, need erinevad värvid, need on juba mõlemad 500, ütleme tükki siis. Saab horrid olema, aga samas, mida suurem nii-öelda liip, seda suurem arenemine ja kuidagi, et ma arvan, et see on äge. Jah, ma arvan, et see esimene kord on siuke I would never do that shit, ma olen businesswoman, aga mu mental health ei kannad, vaata, sul on ikkagi Märten ka asjad, et üksinda ma oleks juba ammu rippus. Ei, sama, sest et kohe, kui ma selle välja rääkisin ja ma sain esimese negatiivse kommentaari, ma olin mingi, okei, see oli suur viga, ja ma ei soovi selles osaleda. Ma usun, et see on äge ja see nagu, et mul on hea meel, et sul on ikkagi, saategi Märteniga teha, aga mind ikkagi häirib ka, mis sind häiris, et see YouTube'i nimi tuleb kohe sealt ära vahetada. Mallu ja Märten ikkagi, mitte Märten ja Mallu. Who the fuck you think you are? Konkreetselt. Ei, ma lihtsalt avasime jõulude ajal, et vlogi nimi on Märten ja Mallu oli nagu mingi. Miks ma teine olen? Jah.
ise tema on malluka mees ja nüüd tema nimi on enne. Ja see oleks nagu Robin ja Andrei, vaata. This could never happen. This could never happen. Aga Kristina Mallu, kuidas see on? No mina panin ikka Mallu ja Kristina, I know my place. Lähme nüüd sponsorite Põhjakaabel, lähme sponsorite juurde ja lähme kirjade juurde. Mõnnakas ja ongi, täna on see päev, kui Mallu saab mõnnaka koju võtta, ei pea uut tellima. Täna on see päev, kus ma saan lõpuks sooja. Jah. Ja Märten saab silmad moistiks tagasi, sest et muidu kütad see niimoodi, et Märtenil pime juba. Kukuvad silmad peast ära ja no mis mõnnakast ikka rääkida, teate, et hea mugav, mõnnakal on ka kaardimängud, nagu seltskonnamäng on ju, neil on vihmakeep, mis ma ostsin, vaata suvel olid kõik need Justin Timberlake'id ja kõik need üritused ja siis vihma sadas ja rõve oli, siis ma ostsin endale vihmakeebi ja mida saad veel kokku ka pakkida pärast nagu mina jäin lihtsalt koju, mina ei hakka välja minema vihmaga. Nojah, seda küll, aga et see mõnnakal on ka vihmakeep asju ja ma soovitan vaadata Sooduskotsala jutud. Just. Inglikivid. Sina saad lõpuks nüüd oma inglikivide kasti koju viia. Yeah. Saad hakata Kelaniga käevõrusid ja asju tegema. Pean ütlema, vaata pärast neid helmeid. Seal on nii armsaid helmeid, et mul endal tekkis ka tunne, et ma tahaks teha, aga lapsed on see, et hakkan Kelaniga tegema, tegelikult panen Kelani magama õhtul üksinda nokitsen kõikidele. Mul oli küll ühega niimoodi, et ma hakkasin lastega tegema ja siis juba läks rebimiseks. Ma olin mingi, kuule, anna see helmes mulle. Rask võtan. Ja, et sina nagu ei oska teha, las mina teen. Või hoiangi pagassis nii kaua, kui hakkab, vaata, siin peaks kärkanada tulema, et meil on see switch, et siis ma hakkab lapse vabas üksinda. Ei käigi peole, enam nokitsen üksinda. Ja siis valid nagu kõige mõttetumad välja, need võid anda Kelanile. Ja siis ma teen, sõbrapäev tuleb ka, siis teen kõikidele friendship bracelets. Tavai, ma ootan see friendship bracelets. Sa ütled Solskot. Ulaks kaunitar ja nagu ma ennem rääkisin, siis need lust, siin Valentini peal. See peaks mingi tekitama nussi isu, ma saan aru. Ja tuleb siis võtta 30 minti enne, kui sa plaanid nussima hakata, need plaani ette, et ei saa siin nagu... Kella järgi hakkad. No, kell 6 täna tuleb. Kurat, ma peakski kaasa võtma, siis lähed kuskile teidile näiteks. Sa oled mingi šokolaadi tahad? Kuule, ärme võta, ma tõin oma šokolaadi. Ei, see on mingi, kuule, tahad minu juurde edasi. Sa kõlad nagu reipist. Mõtle, kui mees sükust juttu ajaks. Ei, aga see on nii perses. Sa oled reipist. Kui mees pakub sulle šokolaadi, tal ära võta vastu. Sa ei tea, mis on. Ütled näite karpi, ma ei saa seda lahti. Ütle, ma tahan nutritional infot. Aga nutritional, kuule, see tundub päris nice. Eks ma siis proovin. Rasvad 41, 100 grammi kohta. Kas on palju või? Mina ei tea üldse neid asju. Siin on päris palju. Valke on vähem. Aga sa pead ainult ühe võtma ju. Seda küll jah, siis on fine. No ongi kohvi kõrval väike. Ei pead tervet tahvlit sisse jõhverdama. See öö läbi, kui kui saab seks maraton. Aga väga huvitav. Täna saab väga huvitavat asja kaasas. Et sa kõigepealt teed kodus suguhaiguste testi ja siis... Ei, teeme nii, et võtame šokolaadi sisse, siis teeme testi. Ja siis, kui see on negatiivne. Ja siis võtame libesti, et teeme peseme tussud puhtaks. Tussud. Ma olen lesbian lampist. Ma mõtlesin, meie kaks. Okei. Teeme testi. Teeme testi, peseme tussud puhtaks. Siis võtame libesti. Siis anname minna. Maski nekku. Ja pärast seksi käime pesemast maskid, väike skincare. Peseme ennast naifiga, siis paneme riided pessu. Laundry sheetsiga riided pessu, siis peseme selle shower purifier'ga Marcellalt, et siis ikka puhas olla. Ja siis paneme juuksõli pähe, maskid näkku, teeme käevõru ja siis me oleme satisfied. Jah. Win. Perfect day. Ma ütlen lihtsalt Märtenile, et ta peab täna lapsi võtma. Mis sa tegema lähed? Siis sinu asja. Las ta võtab Kelaniga kaasa. Las hoiab juba kõikide lapsi. Ja Sooduskotsala jutud kehtib. Kui sa tahad, see on parim õhtu minu arust. Tegelikult küll. Et tehke ära ja ma ütlen igal pool Medira, Marcella, Magda, cum laude, salajutud. Õhtu sisustatud. Ja kui ühe õhtuga ei jõua, nädal sisustatud. Ja enne, kui sa hakkad üldse plaanimas, pane seda huule palsami. Minu on alati see, et... Mina ei saa panna praegu. Mina ei saa, aga siis ongi vaata, et kui sa hakkad musitama, et huuled on pehmed. Ennast on see, et see on mingi põhiteema, et mul oleks huuled pehmed. Minul praegu ei saa, mind peab nagu litsi panema, et suudelda ei või. Tagant või? No, ei pea otseselt tagant, see peab lihtsalt suudlema. Ei no tagant. Okei, keegi on meil Kimaš. Meie perfect õhtu peale. Kuule, see kõlab nii hästi. Ma pean, nagu, meil oleks nüüd sellest osast klippi vaja ja siis ma panen see story'sse ja siis ma hashtag, kes tahab minuga fun õhtut. Oi jumal, ma ei taha teada, mis kuradi kandidatuuri sa seal saad. Ei jube. Kalvi-Kalve. Kalvi-Kalve. Kalvi-Külve.
ei. Jälle mina tatsin. Hoiame siis kallidest Sooni teema. märk kuidagi. Mis sul veel märg on? Ma ei tea. Perse vahe. Mul nii polav. PVH. Seda ei tohi öelda tegelikult. Aga ülirandom on see, et me rääkisime selle minu kallist kehast, et ma olen tänu sellele skinny. Mul on seal ka sooduskood Kristina, kui tahab lambist skinny olla. Jah, tasuta sooduskood. Aga lähme kirjade juurde. Me oleme siin näppinud juba liiga kaua nagunii. Näppinud oleme siin liiga kaua. Ühesõnaga, mul on väga huvitav kiri esimeseks. Riigikoss. We love Riigikoss. Me tahtsime ju riigisaladusi. Jah, esimene, kes come through. Come through. Hei Malju ja Kristina, olen alles nüüd hakanud salajuttu kuulama ja ausalt öeldes mul on selle üle isegi hea meel, sest just sellepärast on mul võimalik tundide viisi järjest maraton kuulaja olla. No, väga tore. Tahaks teiega jagada natuke Riigikossi. Sain tuttavaks ühe kutiga, kes Facebookis sõidu jagamise gruppides raha teenis nii-öelda taksoteenusega. Mul oli oma kodu, aga tema vist elaski oma autos. Igatahes pakkis ta end üsna kähku minu juurde elama ning olin endale märkamata suhtes mingi lontrusega. Ühel õhtul, kui ta tööl oli, helistas ta mulle ja küsis kuidagi ümber nurga, et kas ma oleksin nõus 3 tegema. Üritas väga läbi lilled rääkida, aga sain aru, et selle eest oleks ka meile raha pakutud. Keeldusin. Kuidas saab üldse ümber nurga ja läbi lillede 3 pakkuda? Ütle, kuidas sa pakuksid? Mul on ülifan sõbranna, aga ta on ohatis, teda saab praegu end tagant panna, aga võtaks ta ka punti meiega. Kellest sa räägid? Mul läksid käed nõrgaks. Jaa, pakkumine. Issand, sa võtsid mind alust nõrgaks ja käest nõrgaks. Mis kell kohtume? Ühesõnaga. Vahel tegin temaga sõite kaasa ja ühel ööl sattusime tema tuttavate juurde, kellest üks oli riigiasutuse juhatuse liige. Võtsime veidi napsu ja teised tegid ka triipu. Loodan, et mitte pühapäeval või pühapäeval, sest esmaspäeval tuleb triibust taastuda. Kurat, Brigitte ikkagi paneb õigesti, et mõned taastuvad esmaspäeval triibust, kui tema on trennis. Mina, kusjuures, kui tema ütles, et issand, te taastute kõik triibust, siis mina, kusjuures, olin ka just trennist taastumas by the way. Aga triibust? Triibust ei olnud. No vaat, mina olen isiklikult hakanud niimoodi tegema triipud enne neljapäevati, et siis ma taastun nagu pühapäeval ära. Ja siis ma esmaspäeval olen, et ei taastu. Fuck you, Brigitte, nagu loll. Jobu, kelleks sa mind pea? Ühesõnaga, mingil hetkel sattus selle riigiasutuse bossi Riist mu niinimetatud peika näkku palvega, et ta sealt suhu võtaks. Kas see on nagu normaalne, et teeme triipu ja hakkame üksteise suhhima? Okay. No seda peab Brigitte käest küsima, tema on ju nii kursis selle eluga, aga okei. Kiirelt pööras kutt küsiva pilgu minu poole ning mina sellist otsust teha ei soovinud. Ilmselt tunduski talle mul savi. No ja siis ma vaatasin, kuidas minu peika teised mehelt suhu võtab ja sain sel hetkel aru, et see varasem pakkumine raha eest mingit tegevusi teha on tegelikult üks osa tema öisetest tööotsadest. Kas ja palju ta sel õhtul taskuraha sai, ma ei tea, aga esimene kord see tal kindlasti olnud. No arvata on, kui ta mõnuga koblib oma naise ees, siis ilmselgelt see polnud tal esimene kord, aga appi, mis kuhu elu mees elate? Küsiks sükest asja üldse, nagu vaataks mulle küsivalt otsa. Ma arvan, et ma vaataks sükse näoga otsa. Ei, ma oleks nagu mingi fuck you looking at me for nagu. Ime ise, kui ta. Ja ta imeski. Imeski, jah. Õnneks minule mingit tegevusi peale ei surutud, kuid vaatamisest ja kuulamisest oli rohkem kui küll. Nimelt, oota, aga terve aeg ta kobelis istusid seal tagaist. Minu musu. Telos või? TikTokid vaata häälega. Ma ei kuule seda. Nimelt seal seltskonnas käisid ka jutud sellest, kuidas need tema sõbrad käivad aeg-ajalt kuskil välismaa hobuse tallis ja mehed filmivad, kuidas hobused nende naisi nikuvad. Kas see ka tõsi on või mitte, ei oska öelda, sest minu õnneks need videosid mulle ei näidatud. Isegi rohkem nende seltskonda ei sattunud ja sellest puukirnikus sain ka lahti. Kui teile nüüd pakub huvi, et kes see kõva riigiboss on, siis ma tahaks esialgu jätta selle saladuseks, et teie riigitöötajatest kuulajal oleks võimalik oma bosse kahtlustaval pilgul vaadata. Ikka ja alati Liina Sepp. Kui oma loo podcastis ära kuulan ja teile huvi pakub, võin privaatselt saata info. No obviously pakub huvi, sellepärast ma paningi selle siia. Kiri on 19. jaanuar alles saadetud, mitmes täna on. Eile saadeti. Ma olin mingi I need to know. Ma saatsin igatahes sellele tüdrukule pildi, et me salvesime Tellas. Ja siis me saame teada, siis me ei ütle teile kunagi. Ja, sest et selleks hetkeks, kui me uuesti salvestame, siis me ammu ei mäleta enam seda. Nii, puuksutrikk. No, aga Peeru podcast jälle, welcome back.
Hei, teete ägedat asja, keep going. Puksu ja kakajutte pole kunagi liiga palju. Never. Seega mõtlesin jagada teiega ägedat trikki. Igipõline küsimus, kuidas puksutada vaikselt nii, et keegi ei kuuleks? Mul on lihtne trikk, mis päästis mu isegi teatri vetsukabiinis, kus ukse taga oli ootel veel hulgi naisi. Oota, kuni puksu häda peale tuleb, võta jupp vetsupaberit ja pane õrnad pepuaugu ette. Niimoodi, et õhk mahub välja, aga mitte liiga suure hooga. Soovitan korra või paar seda kodus harjutada, et vetsupaberi surve õigeks saada. It works. Trompetisse kõva hooga puhudes tuleb ka ju tuut. Aga vaikselt puhudes ei tule. Head puksutamist, Riina Sööp. Mina ausalt öeldes olen seda trikki terve elu kasutanud. See, et paberisse. Yeah. Mina lihtsalt... Siis ei tule häält. Aga mul on see, et ma lihtsalt olen õppinud kuidagi niimoodi, et vaikselt, aga see on riskis. Aga paberiga see töötab 99% ajast. Ma peakski kohe minema ma lähen alla. Oota, pane korra pausi peale. Ma istun siin üksi, panen niimoodi, et ma lihtsalt istun, siis käib see muusika vaata taustal, kui sina. Aga päriselt it works. Pange mulle mikker külge kaasa siis. Tavai, ja siis me ütleme, kas me kuulsime või mitte. Päriselt it works, nii ma soovitan ka teil kõigil paberisse peeretada. Okei, väga informatiivne tänud. Et kuidas saab keegi öelda, et me ei ole kasulikud ühiskonnale? Tõesti. Kuigi ma oleks võinud siis ammu seda öelda, ma arvasin, et kõik teevad seda tegelikult. No võt, mina ei teinud, ma ei teadnudki seda. No võt, kurat, mida ma veel olen varjanud see eest? Mis trikke mul veel on? No ma sain podcast teada, et sa ju ei kasuta nööri tampoonile. Ma ikka õpin sinu kohta, nagu rahvaski. Õpid koos rahvaga? Mind tundma. Tahaks räägelt peeretada nüüd tüübe. See podcast võiks juba läbi saada, ma tahaks minna autosse rahulikult peeretada. Ei, mine alla paberiga. Või võta paber autosse kaasa. Ei, no autos, usu mind see auto on näinud. Ma ei saa öelda, keegi pärast ei taha ma autot ära osta, kui ma viimase tahaka. Peeruvaba auto, not in this bitch. Okei. Nii, ära iial ütle iial. Võtan kohe lonksu selle peale, see on nii pikkiri. Hei, olete ägedad ja tublid naised. Toredaks meenutuseks vaatasin kõik teie osad algusest lõpuni uuesti ära ning hea meel on näha, kuidas te olete kasvanud, arenenud ja kuhu jõudnud. Kallad, esiteks, vähemalt minul, ma just käisin sõbranna Sandraga dinneril või lunchil ja siis ma ütlesin, minust, me teame 13 aastat 11 ja iga kord, kui me lunchil käime, see on 2-3 korda aastas, siis midagi ei muutu. Mina räägin kogu aeg mingist perselent situationshipist ja nutan. Minu see podcast on samasugune olnud terve aeg, aga tore, et saad neid natuke growth'i. No, eks ikka on vahepeal muutunud, nagu me saime sealt keldrist välja, me hakkasime Alexelat tegema, me võtsime raamatu välja, me tegime väga palju live show. Me oleme tegelikult sitaks asja. Ei, me oleme tegelikult oleme. Sitaks asja. Okei, sorry. Sorry. Ärge laske teistele endale varju heita ning hoidke sära silmis. No võt, täpselt. Tavai, me proovime. Minu kiri räägib kirjutamata reeglist. Ära iial ütle iial. Mina, kes ma poleks iial seda endast uskund, olin armuke. Olen kasvanud üles poiste seltskonnaga ja töötan erialal, kus mind samuti paljud mehed ümbritsevad. Olen harjunud meestega vabalt suhtlema ja olen sama suhtumisega, mis Kristina. Et kui mehel on naine, olenemata suhtefaasist, ei ole ta mulle enam atraktiivne ning friendzone inda kiiresti. Mulle ei meeldi, kui suhetesse teadlikult kiile lüüakse, üksteisega pitchitakse. Ettevõttes, kus töötasin, oli hea ja sõbralik läbisaamine ning osad nii nais- kui meeskolleegid olid kui sõbra eest. Osadega oli ka komme tere ja head aega kallistamised. Mingil hetkel hakkasid ühe töökaaslase poolt kallistused kuidagi pikemaks ja aina sagedasemaks muutuma ning need hakkasid toimuma hetkedel, kus keegi meid ei ümbritsenud. See asi arenes nii vaikselt ja tasahilju, et naiivitarina ei saanudki ma aru, kuidas see asi üle pea kasvas ja mulle hakkas see aina rohkem meeldima. Situatsiooni tegi keeruliseks asjaolu, et mees on abielus ja tal on ka pere. Mina olin tol hetkel vallaline ja ka mainisin talle, et see kõik oleks väga tore, aga sul on naine olemas. Tema vastas selle peale, et see on minu mure ning sina ära mõtle sellele. Sina ei ole milleski süüdi. Mida aeg edasi, seda rohkem tõsisemaks asi läks ja sellest kujunes suveromanss. Avaldasime teineteisele oma mõtteid, tundeid ning hingjälist poolt. Ma lahkusin töölt soovil, et saaksin karjääris edasi areneda. Jäime selle mehega siiski ühendust hoidma. Uurisime ja hoolisime sellest, kuidas kummagi läheb. Ajapikkus õnneks suhtlus vaibus ning enam me ei kohtu. Üksteist nähes teeme ikka juttu ja saame hästi läbi, kuid romantiline teema on lõppenud. Ma ei ütle, et selles teemas mul ei ole süüd. Tean, et tegelikkuses see oli vale. Ma ei saagi öelda, et ma tohutult kahetseks. See oli ilus aeg, mis tõi igasse päeva rõõmu ja positiivset energiat. See õpetas mulle üht ning teist ning nüüdses, kui kuulen lugusid petmisest ei taha ma kunagi pooli valida, kuna olen näinud selle olukorra kulisside taha.
Moraaliks ongi see, et mina, kes ma arvasin, et petmine on kõige haigem tegu, mida keegi suhtes olles teha saab, olles veel ise äärmusliku seisukohal, et mina ei saaks sellega kunagi seotud olema, näitas elu mulle lihtsalt, kuidas ta saab selle nipsust ümber lükata. Tean, et kiri tuli pikk, usun, et arutluseks andis head jutuainet. Nojah, vaata, mina olen ka kogu aeg olnud see nagu petmise nagu vastane ja mingi kõik tule riidal. Aga vaata, eks me oleme seda rääkinud, et sa ei ole ka sattunud siuksesse olukorda võib-olla, et elu ongi võib-olla selline, et nii kaua ütled, et ega ilma asjata ei öeldagi never say never, et kui muidugi võib-olla sa olekski mingi I would never, aga nagu talvat ütleb vaikselt hiilis ligi, hakkab keegi meeldima, mõtled, tegelikult ma ju ei tee veel midagi ja siis ühel hetkel juba teed midagi, vaata. Ja, et selles suhtes ongi, et ma üritan nagu mitte hukka mõista ka, varem ma olin nagu mingi ikka, kohe hakkasin paukuma, aga see ei ole nagu hea, aga tundeid vaata, või isegi olen ju valesse inimesse ära armunud, et sa ei saa sundida, et ja see ongi nagu, jah, nagu me ütleme, me üritame ka mitte judge ida, et eks elu, vaata, elu õpetab iga asjaga, et mõnda asja võib-olla on vaja lihtsalt läbi kogeda ja nagu näha kaugemale see ei läinud, et sa nii-öelda ei lõhkunud seda suhet ära ja ma arvan, et tead, ega see suhe võib-olla nii terve ei olnudki, kui see mees seal niimoodi ringi täpselt, vaatas. Et sina liigud edasi, aga nagu nüüd ongi nagu see, et võib-olla nüüd tal tuleb mingi uus, selle mehel tuleb mingi uus see, et tegelikult nagu kinda once a cheater, always a cheater, aga tead. Nii, gaasikamber. Tagasi juurde. Tagasi juurde. Hei, teete mega lahedat asja, teie podcast mängib mul pea 24/7. Kuulan seda koristades, tööle minnes, enne magama minekut ja igal vabal hetkel. See kui nagu, kuidas sa jaksad meid nii palju kannatada. Aga tema peaks siis olema ekspert ütlemast, kas meil on nüüd viimane põhjakaabe või mitte. Jah. Ma pole küll kindel, kas minu piinlik kapsakas on väärt lugemist, aga here goes nothing. Nagu teades on värskes suhtes ja noorena kõik väga piinlik. Olime mina ja mu tolleaegne armsam tegudel. Kuna olin kuti esimene, kellega asjatas, siis muidugi tahtis tema kõike võimalikku proovida. Sealhulgas ka naisterahva maiustamist. Ega ma ju kätte... Naisterahva maiustamist. Saad sa aru, ma hakkan kasutama seda. Tule maiustanud. Kas sa naisterahvast tahaksid maiustada? Maiusta. Siis tegelikult sina terve vigistanud. Tule maiusta mind marinaadis. Ole vait, loe edasi. Aga saad alati oma aga cum laude, alati saad tussi puhtaks pesta. Aga sealhulgas, ega ma ju kätt ette ei hakka panema, kui poisil isu on. Olin mina siis teki all, jalad laiali ja mees asus tegudele. Mulle meeldib see, miks sa teki all oled? Jah, see ei pea olema. Poissi sai nii kingad, palav hakkab, aga okei, tead. Teadsin, et pea lõdvestuma, et tulla, aga sellega oli väike probleem. Nimelt hoidsime kramplikult kinni puuksu, mis ähvardas vabaneda. See on sama vaib nagu mul praegu keegi hakkis maiustama. Mina ei maiusta praegu ära muretse. Kindel, Ma ei soovi. Mul on kõik täis. Minust see on tussinurk. Tussinurk. Eos oli juba halb mõte, aga sorry, ma tahtsin tulla. Mõtlesin oma targa aruga, et lasen enda aanuse lihased natuke lõdvemaks. Next thing you know, minust väljus korralikult kärts. Esimene mõte oli, et äkki see haise, sain öelda, et see oli pussy fart, aga ei, see haises. Mina muidugi haisu kohe ei tundnud, küll aga tundis kutt seda. Kuidas ma sellest aru sain? Kutt hakkas kiiresti teki alt välja rabelema jõhku ahmides, küsis, kas ma peeretasin. Lootsin nii väga, et suren maha sinna, aga ei halastatud mulle seekord. Ütlesin siis lihtsalt üllatunud. Oi. Ei tea. Kui tekialune sai tuulutatud, eneseväärikus ja riismed kokku korjatud, lõpetas kutt alustatu. I could never. Ma oleks nii pinges peale seda, et mis me... Ma oleks nagu, don't ever do that again. Tagantjärgi mõeldes siis ikka juhtub, aga tol hetkel tundus see kõige piinlikum asi üldse. Hiljem läksime selle kutiga küll lahku, aga seda teistel põhjustel. Aga mis võiks olla selle loo moraal? Õige mees ei lase end heidutada ka väiksel puuksul vast. Olete lahedad ja palun ärge kunagi lõpetage seda podcasti. Elan täiega kaasa Kristina mehe otsingutele. Turg on küll lappes, aga keep going. Parimat Liina Sepp. See on õigus, on küll lappes, aga I will keep going. Never give up. Never give up. That pussy. Don't retire that pussy. Never retire that pussy. Aga nii, ma saadan kohe edasi auhinnaks. Aga
ja, et mul just sõbrana rääkis, kes on iluteenindaja, ma ei too üldse mingeid näiteid, ma ei ütle, kes on, aga minu arust käis üks võrdlemisi tuntud inimene, kes ka lõpetas teenuse, siis tõusis püsti ja lasi kogemata peeru. Ajuta. Ja siis ütles, oih. Ja samas, mida sa ikka ütled? Ja siis ma mõtlen ka, et sa ei oskagi, sa ei saagi midagi teha. Aga lihtsalt see, kuidas ta oli, oih. Läks ära. Ja siis ma küsisin Mikult, vaata, siis me teeme vahepeal alapresse, sest nagu kui ma nagu trenni saad, siis ükskord jobu pani mulle 150 kilo, vaata, pani alapressile. Ja siis ma mõtlesin ka selle peale, et mõtle, kui mul räsku tuleks peer, vaata. Ja siis ma küsin Mikult, et kas on nagu kellelgi peer tulnud, sest ütles, et ühel inimesel tuli ja ta oli nagu see, et ta tegi ka alapressi. Ja nagu ma laseks selle pressil enda peale kukkuda, tappa ära minna. Ta isegi kukku sulle peale. Sa ei saa mitte mida. Ja ta jääb kinni. Ja siis oligi, ja see peer tuli ja see tuli, et vaatas otsa ja siis see oli nagu nii never ending. Ja ma mõtlesin, kui mõtlesin Mikule ära see, kui mul niimoodi juhtuks. You would never see me again. Ma ei läks kunagi tagasi. Sa lugeksid järgmine päev, kuidas Kristina rippus ja siis kiri on häbi oli liiga suur. I cannot nagu. Ja nagu ma ei saa enam skinny legend olla, sest et nagu ma ei saa enam trenni minna, sest et sa pead olema fat fuck lihtsalt. Ja siis I don't want that. Ja siis nagu I cannot live like this. Ei, see on õudne. No ma ütlen, minu nagu... Ja mäletad, sa naarisid kunagi, et ma ütlesin, et minu kõige suurem hirm on see, et ma olen kuskil telekas ja vestsuhtelist opeerinud. Avalikult ei tahaks keegi. Aga siis miks see peaks juhtuma? Sest shit happens. Ma saan aru, jalapress on veel nagu loogiline, on ju, et sa pressid või midagi. No olen... Aga kui sa laval oled, miks sa peaksid? Naeran. Põmm. Oh my god. Vaevastad kogemata peeretad samal ajal. No ma räägin, ma olen kõik need läbi mõelnud ja see on horrid. Tegelikult see on väga õudne, nagu kui sul on vaja peeru lasta ja siis sa pead seda nagu kinni hoidma. Mina praegu. No jah, aga veel õudsem on siis, kui nagu tahaks seksida, aga sa tead, et sa ei saa, sest et nagu sa pead peeru kinni hoidma. Yeah. Sa võid isegi käia 10 kord vetsusid. Nagu, kui on see päev, siis on lihtsalt see päev. Yeah. Ja siis pead... Aga võt tore, et ikkagi mees lõpuni maiustus ja ei ole nagu see, et umbes nagu jaures, et et umbes juuma enam ei tee. No, ja ei, ikka lõpuni tuleb maiustada. Niku 4 naksitrall oli. Nii, kogemata pedofiil. Kui kogemata? Olete ägedad ja teete vinget asja. Pikka juttu ei tee, räägin lühidalt oma suurimast traumast. Nimelt olin soojal maareisil ning seal olid ka mu sugulased ning nende tuttavad. Tuttavate peres oli poeg, kes ütles, et on 18-aastane. Mina olin tol ajal 19. Väitis mulle, et on palju tüdrukuid koju viin ning isa oli sellepärast isegi pahane. Kuna reisil olid kõik ülejäänud vanemad tüübid, chillisime enamik aega koos selle tüübiga. Ühel õhtul, kui olime liiga palju veini joonud, viis üks asi teiseni. Hiljem selgus, et kutt oli 14 ja süütu. Oh my god, käisin sellepärast isegi teraapias, kus juures ta isegi nägi välja nagu täiskasvanud tüüp. Siirelt teie Liina Sepp. Tänapäeva noored näevadki minu meelest haigelt vanad välja. Nad näevad, aga see ongi nagu... Oot, kui sa oled ise 19 ka... Vähemalt oli legal kinda, nii et see on nagu... 16 on nüüd legal. Nüüd tõsteti või? Ja minu meelest nüüd on 16. Vangi! Aga me ei tea, millal see oli, vaata. Ja, siis võib-olla legal. Loodame. No ühesõnaga meie siin politseisse ei anna... No, selles suhtes ei olnud meelega, kui ta valetas sulle, et on 18. Nagu näiteks, meil on ju politseist kuulajaid ka. Nad on mingi, me nõuame, kes see oli. Kirjutad meile, et ütle välja, siis me mingi ei ütle. Kaitseme pedofiile. Aga ma tean küll, et me ei ole või nagu ei ole väga lemmikud seal politsei. Kõigile ei saagi meeldida, nii et vahet üle ja võtta järgmine kiri. Võtan järgmise kiri. See on väga naljakas. Ja ära 14-aastastega. Nussi. Hei naised, kirjutan teile ühest enda seegast. Läksin teidil ühe väga ilusa hotimehega. Peale paari teiti viis ta mind enda juurde, jõime veini, olime parajad tipsid. Üks asi viis teiseni ja lõpetasime voodis. Mees oli sel hetkel üle 30 ja mina vaevalt 20. Voodis oli muidugi kõik hästi, ta loopis mind erinevatesse poosidesse ja proovisime kõike. Panin juba alguses tähele, et ta rääkis voodis päris palju. Üks hetk tahtis ta, et ma oleks põlveli ja võtaks temalt suhu. Samal ajal, kui ma seal toimetasin, ütles ta mulle, jaa tüdruk, limpsi mu kodinaid. Ma reaalselt ei suutnud sirget nägu hoida ja hakkasin full naerma. Muidugi peale seda kogu kirg kadus ja asi jäi sinna paika. Teile aga mussid ja olge parimad. Kodina limpsija. Kui keegi ütleks mulle voodis, jaa tüdruk, limpsi mu kodinaid, ma reaalselt tõuseks püsti,
nagu ja niimoodi taganeks. Ma ei paneks isegi riidesse, ma lihtsalt taganeks uksest välja. Ma mõtlen ka, et kodinad nagu, kes kodinad, mis kodinad? Paki oma kodinad kokku ja mine ära. Jah. Kotid nagu. Kotid. Limpsi mu kotte, laku mu kott. Sa ei saanud aru alguses. Nagu kotte, limpsi mu kodinad. Mõtlesin, et ütles oma kohta kodinad. Ei, nagu kotid, limpsi mu kodinad. Nii rüve. Inimesed, nagu ma saan aru, vaata kirehoos sa ei mõtle. Ja ma saan aru mingi dirty talk on ju, aga see... Aga võib-olla ta ei oska. Ei no, samas ega... No sa 30, grow up on ju. Ma ausalt öeldes, ega ma ka ei oska seda dirty talki, kui täiesti aus olla. Ma mäletan, millest me rääkisime ükspäev Märteniga. Ka vist ma lugesin mingid kirjadele ette, mis meil oli tulnud on ju, ja seal oli ka mingi dirty talk, ma ei mäleta, see ei olnud see. Ja siis arutasime ka, et mis asi see siis oleks, et sa mingi sahoor. Kui keegi ütleks mulle midagi sellist voodis, ma oleks mingi excuse me, miks sa solvad mind? Ma mõtlesin, kuidas ma jäin mõtlema, kuidas sa see dirty talk, ikka oled veits teinud, vaata. Aga kas sa ütleksid, kas sa tahaksid, et keegi ütleks sulle sahoor? Ei, mitte niimoodi. See on nii nästi kuidagi, ma ei taha, et mulle halvasti öeldakse. Ja mitte niimoodi, vaid niuke. Ma hakka ütlema. No, jah, aga selles suhtes minu meelest see on name calling. Aga mis see dirty talk on, ütle Mida öelda? Ütle. Ma ei taha, oh my god. Shut the fuck. Nagu, mis sa ütled Märtenile? Ole vaid, läbi edasi. Ma ütlen talle, et las ma lakun su kodinaid. Whatever. Yeah. Hey girl, laku mu kodinaid. You whore. Hey girl, hey. Minu korda. Yeah. Sinu korda, ma lugesin kodinaid just. Lugesin kodinaid. Sõbranna petab, sina räägid tõe, kes on süüdi. Mul lagunes sõprus väga lähedase sõbrannaga. Nimetame teda Peritiks. Perit on abielus, kuid selgus, et tal on juba pikemat aega salane flirt mu mehe parima sõbraga, Sander, kes ei teadnud, et Perit on abielus ja tema on vallaline. Ühel õhtul palus Perit, et ma läheksin talle järgi või lubaksin tal koos Sandriga minu juurde ööseks tulla. Keeldusin, sest ma ei salli petmist ja minu jaoks ei ole vahet, kas asi jõuab füüsilise suhteni või mitte. Selline käitumine ületaks juba piiri. Samal ajal kasutas Perit mind katteks ja valetas oma mehele, et mina aitan teda. Kuna mind tõmmati sellesse olukorda sisse ja ma ei saanud sellega kaasa minna, rääkisin lõpuks tema abikaasa lauselt, mis toimub, sest ta ei teadnud midagi. See suhe lõppes lahutusega. Alguses Perit vabandas, kuid kui tagajärjel kohale jõudsid, pöördus ta minu vastu ja eemaldas mind igalt poolt. See tegi eriti haiget, sest ausus ja lojaalsus on minu jaoks sõpruses sama olulised kui suhtes. See pani mind mõtlema, kas lojaalsus sõbrannale peaks tähendama mõnikord enda väärtuste vastu minemist või on ausus mõnikord paratamatult valus, aga õige. Ootan huviga teie arvamust. No see on vaata alati see, et see sõltub alati olukorrast, et nagu kas rääkida või mitte või nagu mina varem olin selline, et I will tell, aga nüüd on nagu see, et tead. Ma arvan, et nii kaua, kuni mind sinna seotud ei ole, nagu siis ma väga võib-olla ei pressiks ennast. Kui ma saaksin teada, et mu sõbranna mees teda vetab, siis ma obviously räägiks selles suhtes. Ei, aga ütleme nii, et sina petad Märtenit, siis Märten ei ole ju tegelikult minu sõber. Nagu selles suhtes, et sina oled minu sõbranna, ehk siis ma lähen mingi Märteni, vaatas mallu, et nagu võib-olla ma ei nõustu. Aga kui ma oleks kogu aeg mingi, ma olen Kristjani juures, siis sa tead ja siis ta kirjutab, kus mallu on ja sa peaksid kogu aeg valetama. Siis see ei oleks fun, aga ma ütleks sulle, et kuule, et ära lihtsalt kasuta mind oma vales, whatever, sest et mul on seda olukord olnud, kus mind kasutatakse vales ja mulle ei öelda, sest ma ei oska valetada ka, aga kasutatakse kõik, ma olen Kristjan, aga mina laadid living my best life. Just sind ei tohi kasutada, sa tõesti ei oska valetada, sa ei saa aru ka midagi, sa mingi, ma pole 5 aastat näinud. Ei reaalselt, et nagu, sest et mul oli Inglismaal niimoodi, et mu sõbranna kuulab, et siis ma olin just Inglismaale kolinud ja tema hakkas oma mehega lahku minema ja siis ta suht tihti oli mingi, et ma aitan Kristjanil umbes sisse seada siin Birminghamis värki või nagu siin Inglismaal on ju, tegelikult pettis oma või ta oli nagu laiali minemas ja niimoodi, aga mina ei teadnud, siis pärast oli mingi nii kurb, et sa vaatasid, tegelikult ma oleks tahtnud suga tõesti hängida, ma olin üksik seal Birminghamis. No vot, sindrinahk. Jah, nii et ma ei tea et ütleme nii, et nõmeta siin kasutas nagu valedes, aga nagu samas see on siin nagu ma ei tea. No ega sa tagasi ei saa aega kerida ja loogiline, et sa sellest sõbrannast ilma. Jah, mis sa arvasid, et saab. Ta on mingi nii happy ja ei, see on loogiline. Et sa võib-olla isegi nagu alateadust tahtsid sellest sõprust ilma edest, muidu see oleks näinud. Selles suhtes tõesti, et kui mis tehtud, see tehtud, kui see tõesti sinu põhimõtetele nii vastu oli, siis sa ei saagi sihukese inimesega sõber olla.
ja nii ongi. Ja muidu vaata, kui palju alla ma olen võtnud, see sõrmusse läheb mulle keskmist sõrmusse nüüd, sest et see on sõrmesse nüüd. Siia on liiga suur. Ei, nagu nüüd, sest et see oli ennem nagu siin ju vaata. Aga enne ei läinud sinna keskmisesse. Et nüüd see on mulle liiga suur ja see kukub ära kogu aeg, siis ma pidin nüüd siin hakkama kandma seda. Beautiful. Aga nüüd me ei ole abielus enam lihtsalt või kihlatud. Nüüd me oleme lihtsalt in a situationship. Situation. No nii, hei, tšikitad. Kui just mingit lahendust ei leidu, siis loodan endale leida saatuse kaaslasi. Nimelt, mis teema on sellega, et räägitakse, kuidas teaduslikult on tõestatud, et kui sa magad armastatud inimese kõrval, siis su uni on tunduvalt sügavam, kvaliteetsem ja nii edasi. Vabandust, aga ma olen harjunud magama oma kõige lambisema augulise ja plekilise oversized T-särgiga sarja või TikTokide taustal leiutades. Elu parim uni. Kuid kuidas seda teha mehe kõrval, kes hoiab oma kätt mu kukla all? Mina pingeliselt hoidmas pead, sest kardan, et suretan selle käe ära. Liigutada julge, äkki äratan veel inimese ülesse. Uinuda julge, äkki hakkan norskama, nagu 80-aastane talumees. Või veel hullem, pärast salajuttude lugusi, et lasen üldse kärtsu. No ei suuda, ma nagu all-nighterid teeks. Aga siis mehed näitavad oma sleep score'i, kuidas nad magasid nagu uinuvad kaunitarid. Appi, seetõttu ei suudagi praegu mehe juures või tema enda juures rohkem kui 2 ööd järjest magada. Olen küll pikaajalises suhtes olnud, kuid enam ei mäleta, kuidas ma magada sain. Ja parimate soovidega teie unetu. Tead, mulle tundub, et need probleemid ongi selle suhte alguses. Ma ei kujuta, et ma kogu aeg magan Märteni käe peal. Kui ta käsi ära sureb, küll ta ära võtab selle, mis ma ei kujuta ette, et ma hakkaks ennast seal krampis hoidma kuidagi. Ma võtan ka, aga mina seda küll, et mul on hästi raske, et võtta, ma jään ka nagu scrollides magama või mingit sari on mul nagu telefonist, nagu ma näitan, et mul on padi, vaata, või nagu kõrval inimese padjad, keda ei ole, siis ma võtan selle ühe padja, keeran selle nagu niimoodi, siis ma panen oma telefoni ja siis ma panen sarja ja siis ma jään selle saatel magama. Et nagu see ongi mul hästi keeruline, kui mingi mees minu juures, ma pean nagu mitte scrollides magama, kuigi kui mul see vahepeal detsembris see tüüp oli, siis tema alati oli nagu mingi, et kui sa võid scrollida, aga lihtsalt mul oli nagu see, et aga ta pidi hommikul vara tööle minema ja siis ma nagu ei tahtnud, kuigi ta ütles, et ta häiri, aga nagu ma arvan, et ikkagi häiri, kui keegi scrollib kõrval. Mind näiteks häiri ja mina scrollin kogu aeg Märtini kõrvalt. Ma nagu mõtlen, ta jääb enne mind magama, mis ma siis teen seal, ta on pihku ja ikka ju scrollin. Imelik, kui ma oleks pihku taguda. Ja no ma tean, Siim alati häiris, kui ma scrollasin. Ta oli mingi, pane telefon ära juba. Sa panin kõrva klapi vaata ja siis ma mingi... Aga vaata, ongi, et osadel ongi lihtsalt kerge muni. Minul näiteks on ka täiesti savi, kas keegi scrollib või mitte, nagu, et mind ei häiris üldse. Kui sul just mingi põhjas ei ole, aga kui vaikselt on, jumal suva. Selle Krisiga mul oli see, et me scrollisime koos. See oli cute, vaata, et tema telefonist. Aga for you page on nii pask lihtsalt. Tead, et Märtenil ei olegi enam TikToki? Ta ütles, et sellest ajast peale, kui tuli uus telefon, see on kuid, et ta ei ole tõmmanud TikToki. Ta ei ole postitanud ka sinna, vaata varem ta ju postitas ka. Nüüd ta istub ju kogu aeg oma ChatGPTis. Et me oleme koos telefonis, aga... Ta on ChatGPTis. Ta on ChatGPTis. Midagi teeb. Nii, aga no ma ei tea, ongi nagu see, et pane oma T-särk ja lihtsalt peereta ja maga ja see mõttes, et pohhu ju. Ja sa võid ju öelda, et võta oma käsi pealt ära, et pane mulle keha ümber. Sest et mul on küll vahepeal niimoodi, et näiteks Märten võtab mind kaisu ja siis ma alguses olen ja siis mingi hetk ma nagu ronin välja sealt, siis ma tahaks nagu mugavamalt olla, et sa võid ju, sul on suu pea ja sa ütled, et sa ei pea ju ühes asendis olema. Täpselt, kramplikud, vaata töö läbi, vaata kael on kange, mingi pead tööle minema. Et ei, et nagu sa ise mõtled üle, et nagu Nii, ja võta viimane kiri. Naised, kes ei saa keppi. Tere, kuulasin teie viimast osa, kus naine jälle kurtis, et ei saa piisavalt keppi. Kodus lõpetasime mehega just asjatamise ja rääkisin talle, et väga paljudel naistel selline mure. Ta ütles, et ta imest üldse. Kui naine hommikust õhtuni näägutab, siis mees ju ei tahagi. Mul oli karp lahti, ütlesin, et ma siis ei nääguta või. Ta ütles, et said just ju keppi. Ja tõesti, mul pole millegi üle näägutada. Mul on selline mees, kes teeb kodus isegi rohkem kui mina. Kuna ta teeb kodukontorit tihti, siis jõuab selle kõrvalt ka pesudega tegeleda, on haigete lastega kodus. Märkab, kui midagi vedeleb, korjab üles, koristab ära. Lisaks käib meil ka koristaja, mis tähendab seda, et nädalavahetusel ei pea mitu tundi maja koristamisele kulutama. Äkki mõned mehed ongi diivani kaunistused ja ei tunne end väärtuslikuna. Võib-olla ei saa nad piisavalt trenni või sõpradega aega veeta kodu kõrvalt. Või äkki teevad ja pingutavad nad nii palju, et ei jaksa õhtul enam magamistoas pingutada. Äkki naine ei märka nende panust, ei kiida neid. Igatahes ei otsiks ma põhjust magamistoast, vaid vaataks, mis muu võib suhtest tasakaalust väljas olla. Piisavalt keppi kõigile, Liina Sepp. Meil tegelikult just jälle tuli mingi kirjak ka, et keegi ei saa, aga... Aga no jah, sul on õigus selles mõttes, et nagu Epp Kärsin ütleb, et eelmäng hakkab hommikul
nõudepesust või nagu mingi prügi välja viimisest. jah, vaata, aga siin ongi see, et ma arvan, et iga olukord ongi individuaalne. Ma usun, et kindlasti on neid mehi, kes ei taha seksida, sest et võib-olla tal on tööl rasked ajad. Mõni ei taha võib-olla sellepärast, et jah, et mingi rahastress. Mõni võib-olla tõesti tunneb, et naisega ei ole nagu nii hea klapp või kui naine kogu aeg vingub või näägutab. Noh, ma ei tea, ma ei tahaks kunagi naisi süüdistada, aga teoreetiliselt on ju see, et jah, öeldakse küll, et mehed tahavad alati keppi, aga noh, tegelikult on ju ka loogiline, et kui keegi, ma ei tea, näägutab või kui nähvab sulle midagi, sa ei viitsi. Võib-olla ei taha, ise ka ju ei tahaks, kui su mees kogu aeg sulle midagi ette heidab. Et ega mehed ka päris nagu masinad ei ole, et kogu aeg saad umbes mölinat ja siis kui keegi seksi tahab, siis on kõva vaata. Selles mõttes küll ja no tore, et sul siis on hästi ja ma ei teagi, no selles mõttes, et ütleme niimoodi, et auhinnad saad esimesed 7, kuna said viimaseks, siis sul ei olegi auhinda vaja. Jah, su mees on su auhind. Su mees on auhind, et ma lihtsalt tahtsin öelda üle, et kuna meil on praegu tuli natuke rohkem kirju, et siis esimesed 7, kelle kirjad ette lugesime, et saavad auhinnad. Aga jah, et nagu tore, et on hästi ka, et ma teangi, et on siin ju neid mingid probleemseid, et umbes, et noh, et küll mees ei anna või naine ei anna, või minu arust see ongi kõik kurvem, kui sa oled suhtes ja muidu on kõik nagu klapp on hea ja siis aga siis seksi poole pealt ei nagu. Aga selles suhtes, et ma ei taha ka öelda kõikidele naistele, kellel on kodus see probleem, et ilmselt asi on teis, kindlasti ei pruugi olla, aga võib-olla see on asi, mida sa võiksid korraks järele mõelda. Vaadata, mis toimub. Et nagu lihtsalt ja noh, jällegist kõige basicum asi, mida me alati ütleme, räägi lihtsalt oma mehega. Küsi lihtsalt, et what's up? Communication is the key. Ja, et kui isegi, vaata mõnikord võib-olla inimesed teevad asju, mida nad ise ei pane tähelegi. Äkki tõesti on tekkinud see, et rohkem hakkad ütlema negatiivset kui positiivset. Võib-olla sa ei pane ise tähelegi seda. Ja kui see ka nii on, siis seda on ju tegelikult lihtne muuta. Et kui sa oled kellegi koos, tal peab ju olema neid omadusi, mis sulle meeldivad. Et võib-olla, vaata inimesed võib-olla ajaga hakkavad asju võtma iseenesest, nii mehed kui naised. Et talle, kui keegi ühte asja kogu aeg teeb, siis sa oledki mingi, see ongi tema töö, vaata, et sa võib-olla ei ütle enam aitäh. Või no ma ei tea, siuksed väiksed asjad, vaata. Et ära jah, võta mingid asju iseenesest mõistetama, noh, et nagu... Jah, sest et väga paljud mehed ei tee üldse mitte midagi. Vist oli, kus ma lugesin, kas see oli Treetsi, sest et jälle kas kuskil beebigrupis Facebookis oli, et ja minu mees ei vaheta mähkmet, et teda ajab oksendama ja et nii naljakas või kuidagi niuke, et nagu niuke täiskasvanud meesterahvas, et nagu incompetent. Okei, jah, võib-olla mõnel ongi, et sitt ajab oksele niimoodi, aga imiku sitt. See on rinnapiim põhimõtteliselt. Saaks aru mingi vana parmu sitte kõike ajaks oksele. Et nagu ma ei tea kuidagi, et siis naised nagu kiidavad, ei, ta on nii tubli musi, aga ta ei aita mind millegiga, et aga ta on nii tubli, ta ei ole tubli. No, olgem ausad, minul näiteks on ka väga tugev okserefleks miskipärast nabaga seonduvalt. Ma ei tea, miks näiteks, kui ma mõte sellest, et ma peaks näpu nabasse, vastik tunneb mulle iiveldus ja kui mul on tited olnud väiksed, siis see naba see nöör ja kõik, see on nästi mu jaoks nagu ausalt, mul tuleb ka oksekurku ja enamus ajast tõesti Kardo tegeles sellega, sest temal oli pohhui. Aga kui Kardo polnud kodus ja ma pidin seda puhastama, siis no shit, et ma tegin seda selles suhtes, et mul võis olla nagu halb, mis ma teen? Või mida need isad teed, jätavad selle lapse siis sita siis saudama või jätan naba puhastama, ootan, kuni ta mädanema hakkab. Et noh, mõni täiskasvanud inimene, lapsevanem peab tegema mõnikord asju, mida ta ei eelista teha. No täpselt, et nagu lapsed on nagu nad võivad ketivad sulle peale, nad situvad peale, kusevad peale. Et see olegi nagu lust ja lillepidu, kui sa tunned, et see on nii nästi, et siis äkki ei saa lapsi. Et jah, et mõne nagu ongi, et ei ole ainult mehed, kes ei panusta. Vahepeal on naised ongi see, et on see, et mees, ma olen näinud olukordi, kus mees kuradi möllab ja teeb ja naine kinda lihtsalt mingi tiksub diivanil päev läbi ja siis tuleb ka veini veel jooma, et nagu sellised olukordi on, et... Aga alkohol on väga-väga halb. Alkohol on halb ja meie ei ole. Kainus massidesse. Ja sellega lõpetamegi selle hooaja. Jah, et kainus on tussid parim asi. Tussid puhtad, meel selge, triibust taastutud ja podcast kuulatud. Ja nüüd lähmegi uude hooaega, uue energiaga ja hooaeg 15. Tuleb järgmine nädal. Olge siis valmis. Uued sponsorid, vanad sponsorid. Uued sponsorid. Uus elu, never know. Kuule, aga oli äge ja? Oli äge ja olge tublid, loodame, et saate kõik seksi ja kes ei saa, siis sucks to be you. Literally. Davai, tšau.